Kohvikmuuseumi ja Neitsi torn ürituste ja projektide koordinaator Tõnu Pedaru. Kas ma ütlesin õigesti? Vist küll jah, ega see on tõesti nii pikk nimetus, et endalegi alati meelde ei jää, aga nii ta vist on. Neitsi torn on väga vana ja ajalugu on kindlasti väga kirev. Kas on natukene paari sõnaga räägiks läbi sajandite, mis siin toimunud on? Jaa, natukene rääkides siis tuleb lihtsalt öelda, et siin on tõesti linna üks kõige huvitavam koht üldse. Et eks ta on siin omamoodi olnud võib-olla Tallinna kõige kangelaslikme kaitsmiste nii-öelda ajal täitsa olemas 440 aastat tagasi, kui Van Julm üritas Tallinnat ära võtta ja põlema panna, siis koos Kikendi Kökiga seisti vastu. Ega nii vägevat kaitsmist teist ei ole. Neitsi torn on ka koht tegelikult, kus on elanud võib-olla Tallinna kujundajad. Falk on näiteks tegutsenud siin, Falki teed me kõik teame ja Falki park. Siin on Philippe Carrel poisikesena ringi jooksnud, 19. sajandi kõige kaugemale jõudnud eestlane. Ja muidugi väga palju kunstnik on siin teinud oma suurepärased töid. Näiteks Tallinna linnaruumi kujundaja Purman oli viimane mees enne seda, kui see elumaja siin Neitsi torni asemel purustati ja ehitati torn üles. Aga muide, võiks täitsa öelda, et siit samast Neitsi torni eest algas ka Tallinna ajalugu. Valdemar võib-olla, Valdemar teine, kes 8 aastat siia tuli, pani oma telgi vast just Neitsi torni ette püsti, et sealt siis see Tallinna ajalugu algas. Ja kui veel öelda, siis ka moodne Tallinn on siin alguse saanud. Alexander von der Pahlen, mees, kes tõi Tallinnasse raudtee, omas just neid alasid sel ajal, kui see raudtee siia toodi ja loomulikult, kui raudtee toodi, siis hakkas Tallinna linn jälle arenema, tuli moodne Tallinn. Aga ega need lood siin otse lõppe, sest tegelikult on siin tegemist ka Tallinna kõige külluslikuma kummituste kantsiga. Aga sellest me ei pidanud täna rääkima, et minule muuseas tuli kohe meelde, kui sa rääkisid Neitsi tornist need 80-ndad, kuidas sai siin kohvikus käidud ja jäätis söödud. See on väga hilis ajalugu. Jah, jäätis on pehmelt öeldud ja muidugi eks siin pakuti muid asju ka. See on küll tõsi. Aga vahepeal oli see torn ju, Neitsi torn täiesti varjusurmas. 10 aastat peale milleeniumi siis tuli jah, see omandi vaidlus ja lõpuks alles tõesti peale 10 aastat Tallinna linn võttis selle asja oma kätte just. Mis te nüüd edasi plaanite teha? Kas Neitsi torn jääb enam-vähem samasuguseks? Seal on praegu 4 korrust, kui ma ei eks ja enamus korrustel saab ju ringi käia ja vaadata. Jaa, saab küll ja ütleme 3. ja 4. korrus on meil kohvik-restoran, kus meil on ka täitsa unikaalne selline ajalooline menüü. Erinevad toidud on seotud siis nende huvitavate lugudega, persoonidega, kes siis selle torniga on seotud, nii et tasub tulla maitsma. Selle vahepealse 10 aastaga on paljud lihtsalt ära unustanud, et selline kõige tähtsam koht üldse linna peal on olemas. Ja teil on ju praegu seal näitused. Ja esimesest vabariigi perioodis saab siin tõesti päris mitmekülgse ülevaate, et tasub tulla vaatama. Aga suvi on suveprogrammid. Ja. Suveprogramm on ka, meil on suveks mõeldud selliseid mõnusaid retki, et eks varsti tuleb päike ka välja, ilmad lähevad soojemaks ja me näiteks pakume teemaekskursiooni siin Lõbutsev Tallinn. Vaatame siin ajaloolised Tallinna lõbustuspaigad üle, kohvikud, kõrtsid, bordellid, saunad ja muud sellised. Ja muidugi teeme ekskursioone ka punkarite teemal ja muudel teemadel. Tasub meie kodulehelt uurida, nii et No see nimi Neitsi torn, kas see on algselt, ega see ometi mingit funktsiooni, ega siin ei reeda, ega sinna ei pandud ju neitseid luku taha või? No on jah, siin on legende ka nii palju, et üks legend räägibki, et üks neitsi on siia sisse müüritud elusalt, aga siiamaani ei ole nagu leidnud. Mine tea, võib-olla see on tema, kes kummitab. Aga tõesti, siin on lugusid selle kohta, et mida siis ka linnagiidid räägivad, nagu oleks Neitsi torn olnud kunagi ka lõbutüdrukute vangla. Ja lõbutüdrukud enne vanglast välja ei saanud, kui Neitsilikkus oli taastatud. Aga päris ausalt öeldes siis Neitsi torni nimetus ajalooliselt Neitsiga ilmselt seotud ei ole, pigem teenitüdrukuga. Aga ka selle kohta tasub tulla siit meilt uurima ja lähemalt siis teada saama. Aga läbi sajandite tal ei ole ju niisugune funktsioon olnud nagu Kikendi Kökil, et ta on kaitsetorn või sõjaline rajatis, ta on olnud nagu abitorn rohkem või? No ta on ikkagi vanem kui Kikendi Kökk, et ta ehitati sel ajal, kui olid tõesti vibud ja nooled ja ilmselt mingi aeg ta oli ikkagi üks kõige tähtsam torn üldse. Et lihtsalt kui tulid suurtükid, siis ta ei olnud jah konstruktsioonilt enam selline. Kikendi Kökk tuli siis abiks. No me praegu oleme
küllaltki iseloomulikus Tallinna interjööris. Me oleme ühe suure torni taustal, näiteks Kikendi kökk ja oleme Neitsi torni taustal. Ja ära unusta neid kujusid, mille kohta Tõnu ütles, nad on ühed erootilisemad kujud Tallinna linnas. Sellepärast, et Tallinn kuidagi vaenes kultuuridelt, veel vähem erootilistelt. Meil on tõesti skulptuurid on enamasti pühendatud surmale, mälestamisele, sellistele asjadele. Võib-olla see kõneleb midagi meie rahvast. Aga õnneks on jah mõned sellised positiivsed näited ka. Ja kui Neitsitornil on põlev ajalugu, siis sellel mehel endal on ju nii kirev elulugu. Tahtsin sinna just jõuda. Sa oled olnud ajalooõpetaja, ajakirjanik, bände teed, sa oled olnud punkar, mida veel? Jah, aga nüüd ma pean olema giid sellepärast, et rahvas ootab, et ma ei saa rohkem endast midagi rääkida, et ma pean minema inimestele rääkima muide punkaritest ja ärikatest, et tulge kuulama. Neitsitorni koduleheküljelt leiate info üles, et teeme selliseid ekskursioone ka. Jah, ja ma arvan, et kui me tahaks rääkida ajaloost, kui me tahaks rääkida nendest paikadest, siis oleks tervet saadet ja kummitustest. Jah, siin ei ole nii, et teeme 5-minutilise lõigu, aga paraku sinul ootab grupp inimesi, sa oled giid, me laseme siis praegu minna ja mina käisin vaatamas Bastioni käike ja Toomas Abiline on ka see mees, kelle juttu on lausa patt lõigata või sealt midagi välja võtta, aga me siiski püüdsime võimalikult konkreetselt ja lühidalt, nii et suundume nüüd Raidkivi muuseumisse ja Bastioni käikudest.